Tere õhtust kõigile. Kell on täpselt 6:03. Alustame meie raha kaasamise neljanda webinari sarjaga. Ja tänaseks on teemaks meil juriidika. Enne kui me alustame, otse loomulikult me täname Startup Estoniat, kes on antud sarjale oma õla alla pannud. Samuti täname Pärnu linnavalitsust, kes Foraspace'i tegevusi toetab. Ja me lõpetamegi raha kaasamise sarja 4. peatükiga, milleks on siis juriidiline pool. Küsimusi saate esitada Q&A boksi või siis webinari chati. Küsimusi võtame ja arutame need läbi webinari lõpupoole. Ja meil on väga hea meel, et meiega on ühinenud advokaadi Lindeberg kaasasutaja või asutaja Keijo. Tere, Keijo. Tere. Ma tean, et see on pikk teema ja sellest võiks rääkida päevasi, nii et ma annan kohe sõna sulle ja võtame siis küsimused lõpupoole. Nii, tere kõigile veel kord minu poolt. Olen siis Keijo Lindeberg. Täna räägin sellisel teemal, mis mõnes mõttes on juuraga seotud, mõnes mõttes võib-olla rohkem muu valdkonnaga, majanduse ja kõige muuga. Et millest ma siis räägin, on siis kaks põhilist plokki. Et üks on selline rohkem mõnes mõttes teooria osa, mida lihtsalt tasuks teada, tasub üle korrata, mille kohta on võib-olla seal paarkümmend slaidi ja lõpupoole on tõel slaidide mõttes paar-kolm tükki, aga kus ma siis räägin võib-olla rohkem neid praktilisi näiteid ja need teemad nagu praktikas lahti, et mis siis on toimunud. Et nüüd ei toimu slaidid. Ühesõnaga olen siis advokaat Lindeberg. Tegutseme siis nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus ja pakume siis õigusabiteenuseid kõikides peamistes valdkondades. Et ise täna kõige rohkem tegelen lepingu äriõigusega, varem rohkem tegelesin kohtuvaidlustega, täna ka nendega, aga täna siiski vähem, et rohkem äri ja lepinguõiguse pool on minu põhiline valdkond. Aga lähme siis rohkem sisusse. Kindlasti lõpus on ka küsimuste osa. Et nagu ma ütlesin, see teema on selline, nagu ta on, et siin võib rääkida väga erineva nurga alt, et iseenesest, kui teil on mingi küsimusi, nüüd küsige, saame siis lõpus selle küsimuste ploki ka käsitleda. Aga kui sisu juurde siis minna, siis kõige tähtsam ongi mõelda, et kui te olete jõudnud sellisesse etappi, et on vaja investeeringut kaasata, siis kas te olete selleks reaalselt valmis? Ehk selline kaks põhiküsimust on alati see, et mida soovitakse saada, mida ollakse valmis pakkuma. Ehk alati lihtne vastus on raha, aga sageli ei ole raha ainukene, mida investoril soovitakse saada. On ka kontaktid, on võib-olla mingi meeskond, on lihtsalt keegi, kellega nõu pidada. Ehk siis sellest sõltuvalt on väga erinev ka see sihtgrupp investoreid, kellele läheneda. Ehk siis nii siseriiklikult, Eesti-siseselt kui ka väljapoole vaadates investorid on väga erinevad. Ehk siis kõigepealt peaks enda jaoks ära kaardistama, mida üldse soovite saada ja mida ollakse valmis pakkuma, et see on nagu kõige alus. Ja sellest lähtudes saab hakata juba neid muid teemasid käsitlema ja läbi vaatama. Aga nüüd, mis juurasse puutub, kõigepealt tuleks üldse, kui hakata investeeringutest rääkima, tuleb vaadata, et enda ettevõte on siis korras. Ehk siis alustadagi sellest, et võtta kogu dokumentatsioon ette ja võib-olla ideaalvariant ongi see, et kõik lepingud, kõik kokkulepped, absoluutselt kõik ongi algusest peale korrektselt tehtud. Sageli see nii ei ole. Et on ikkagi näiteks mingisugused allhankijalt midagi või lihtsalt tuttavalt mingisugune näiteks programmeerimine tellitud, aga kas sellega mingi leping on ja tegelikult võibki üllatuseks avastada, et mis seda äri puudutab,
väga oluline detail on tegelikult õiguslikult väga hallis alas. Kuulub see ettevõttele, kuulub see kellegi teisele. Loomulikult raamatupidamises, kui majandusest aruanded on mitu aastat esitamata, see ei tekita usaldust. Ehk raamatupidamine üle vaadata, lepingud üle vaadata ja tõesti siis mõeldagi sellele, mida minnakse investorile pakkuma. Investor ei osta osaühingu osa, ta võib asutada selle ise. Ehk ta tahab ikkagi saada mingisugust toodet, mingisugust ideed, midagi sellist. Enamasti, kui me räägime startupidest, ta lähebki tugevalt intellektuaalse omandi küsimuste alla, ehk siis ostetakse reaalselt seda intellektuaalset omandit ja ilmselt ka meeskonda, kes suudab siis seda ideed realiseerida. Ja jällegi tuleks siis ära kaardistada, mis siis on see, mida te pakute ja kas see on ka siis õiguslikult, te olete suutelised seda pakkuma. Ehk võib-olla väga tore idee, aga lõpuks selgubki, et see ettevõte, mille alt olete tegutsenud, on reaalselt on registris olemas, tegutseb, aga lepingute järgi vara tal tegelikult ei olegi. Ehk ei ole sõlmitud kokkuleppeid, millega näiteks on intellektuaalne omand üle antud ja kogu teie meeskond, mis on siis tegutsenud, tegelikult võibki jõuda järeldusele, et iga selle meeskonna liige omabki üht väikest osa intellektuaalsest omandist, mis muidugi on päris keeruline olukord, eriti kui meeskond on vahepeal muutunud, selle asja korda ajamine võib olla päris suur probleem. Et kuna startupid on Eestis eriti eelkõige intellektuaalomandiga tegelevad, siis jällegi ma nüüd teen ka sellise lühikese teooria ülevaate, slaide on siin palju, ma kõike ei käsitle, sest täna meil ei ole intellektuaalomandi koolitus, aga ütleme põhiteemad ma käin läbi ja need slaidid, seda tänast koolitus ka salvestatakse, et slaidid on teil olemas, et keda see teema huvitab, saab hiljem pikemalt lugeda põhjalikumalt, et praegu ma siin mingitest teemadest libisen üle, aga vähemalt need slaidid on teil siis olemas. Ehk siis, kui eriti tegemist on mitte juura taustaga, näiteks tehnoloogia taustaga inimestega, siis intellektuaalomandi mõiste, sellele lähenetakse võib-olla natukene liiga kitsalt ja seetõttu vaatakski selle intellektuaalomandi küsimused üle, sest nagu ma ka alustasin, enamasti te müütegi enda intellektuaalomandit või siis ideed. Ja idee enamasti tagabki mingisuguse intellektuaalomandi tekkimise tulevikus, kui te seda pole suutnud veel valmis teha. Ehk siis, kui teil siin on probleemid, siis enamasti teie ettevõte võib olla väärtusetu. Te ei suuda leida mitte ühtegi investorit, kes on nõus enda raha investeerima, kuna ta ei tea, mida ta ostab. Ja loomulikult on ka väärtus, et kui me näeme, näiteks ka mina esindajana näen, et selles ettevõttes on väga suuri probleeme, siis minu kohustus investori esindajana on kindlasti välja tuua, et näiteks võib tekkida mingi kohtuvaidlus. On olemas intellektuaalomand, näiteks on mingite lepingutega kaetud, aga mingisugused lepingud on näiteks puudulikud, mitmeti tõlgendatavad, on olemas mingisugused lisad ja nii edasi. Et selles mõttes see ei tähenda seda, et investor kaob täielikult ära, aga kuna see riskitase läheb oluliselt kõrgemaks, tekivad näiteks võimalikult kohtuvaidlused, võib-olla tulevad ebameeldivad läbirääkimised, et näiteks teie kunagine, kes programmeeris midagi väga olulist, on lahkunud, temaga mingi kokkulepped ei sõlmitud, nüüd on vaja temalt saada ka see allkiri lepingule, et tal mingit pretensioon ei ole, see allkiri võib väga palju maksta. Ehk siis kokkuvõttes kõik võimalikud probleemid, vaidlused, potentsiaalsed vaidlused ilmselgelt selle ettevõtte väärtust vähendavad. Ja väiksema riski taluvusega investorid peletab ka eemale. Ehk siis kokkuvõttes ükskõik, mis etapis te täna olete, alati tasub mõelda sellele, et kas teil on lepingud olemas, kas intellektuaalne omand on loovutatud ettevõttele, kui ei ole, siis tegelege selle täna, sest kuu, aasta, 5 pärast võib see lepingu, ütleme selle lepingu poole meelitamine sinna lepingut allkirjastama olla
kas siis väga keeruline või väga kallis. Aga ütleme, et selle nüüd puhtalt teooriasse, siit ma nüüd väga pikalt ei räägi, aga siiski lühidalt me neid käsitleme. Et sisuliselt iga asi, mida inimene teeb suures piiris, ütleme, kujundab midagi, tekib ka idee jah, ei ole otseselt kaitstav, aga selline intellektuaalse vaimse tegevuse tulenev suures piiris ongi siis intellektuaalne omand. Et kõige lihtsamad näited ongi kaubamärgid, ehk siis teie logo, kaubamärk võib olla siis kas kaitstud või mitte, sellest räägime natukene hiljem. Aga tegelikult jah, et see nüüd jällegi sõltub hästi palju sellest valdkonnast ja konkreetsest ettevõttest, kus te tegutsete, aga suures piiris autoriõigused siis jagunevadki isiklikud ja varalised õigused ja põhiline on ka see tööstusomand, ehk siis kõik on patendid, kasulikud mudelid, tööstusdisaini lahendus, mis puudutab juba tehnoloogiat või kes siis reaalselt midagi toodavad, aga üldjuhul me räägime ka kaubamärgist. Autori isiklik õigus on hästi palju, ma ei hakka neid siin kõike ette lugema ja käsitlema, aga ütleme, üks huvitav õigus on näiteks autori nimele. Ehk siis, kui teil on keegi mingisuguse õiguslikus mõistes teose teinud, on temal ka õigus nõuda, näiteks kõige lihtsam näide tegi teile kodulehe, kui te ei ole mingisugust erikokkulepet, siis tema võibki nõuda tulevikus, et tema tahab kuhugi sinna kodulehele avaldada, et selle kodulehe autor, ehk siis teose, kujunduse autor on näiteks Keijo. Et selle peale ka mõelda. Ja muud asjad siin jällegi ei ole võib-olla nii olulised, aga olulisem just see varaline pool. Ehk siis see varaline, ütleme, kui me räägime isiklikest õigustest, siis need on sellise jällegi isikuga seotud, ehk ma tahangi näidata, et ma olen autor, millal see avalikustatakse ja nii edasi. Aga siin ütleme, seda varalist poolt on, jah, siin igale asjale võib mingisuguse varalise väärtuse juurde panna, aga mis nagu reaalset väärtust omab on ikkagi varalised õigused. Ehk siis näiteks ka õigus teha sellest teosest kohandusi, mis näiteks selle kodulehe näite puhul tähendab seda, et kui kodulehe disainis midagi muuta, see on varaline õigus. Ehk kui teil ei ole kokkulepet, millega te võite näiteks seda kodulehte täiendada, disaini muuta, siis tekibki olukord, kus seda on keelatud, sest varalised õigused kuuluvad autorile. Ja kättesaadavaks tegemine, levitamine, kõik muud asjad sinna lähevad juurde. Ehk siis tegelikult see varaliste õiguste väärtus võib olla päris oluline ja kui neid õigusi on rikutud, saab alati nõuda ka kahju hüvitamist. Aga jällegi, täna meil ei ole intellektuaalomandi koolitus, et ma nüüd väga süvitsi sellest ei räägi, aga lihtsalt mõtteainet selleks, et kui teil asjad korras ei ole, kõige sellel on ka väärtus. Siis on ka kõik kaasnevad õigused. See nüüd võib-olla tavalise ettevõtteid nii palju ei puuduta, aga jällegi sõltuvalt valdkonnast, millega te tegelete, see võib jällegi omada tähendust. Ehk lihtsalt teadmiseks teile. Nüüd, mis praktikas on kõige olulisem, on ikkagi kaubamärk. Ehk kui kogu teie, mis iganes, millega te tegelete, on teil ikkagi mingi turundusplaan. Ehk kui te olete võib-olla väga palju näinud vaeva sellega, et enda kaubamärki tuntuks teha. Näiteks olete teinud ilusaid kujunduse, seda igal pool reklaaminud, inimestel seostuks selle konkreetse kujundusega, teie ettevõte, teie toode, teie teenus, mida iganes. Või siis on see sõnamärk, ehk siis kaubamärk võibki olla siis sõna, näiteks see Lindeberg on sõnamärk ja see L-täht seal ringi sees, see on siis põhimõtteliselt see kujundus. Et kas te olete mõlemad turundanud, ühte neist, võib tekkida selline olukord, et kui te muutute liiga tuntuks, siis keegi avastab, et teie kaubamärk on väga sarnane tema kaubamärgile ja keelab selle kasutamise ära. Et tegelikult siin on olnud ka väga suhteliselt suuri ettevõtteid, kellel on ikkagi käive on seal sadades, tuhandetes, miljonites aastas. Ja ütleme, ma seda konkreetset nime ei maini, üks meie klientidest oli, kes tegeles ka IT-sektoris
ta muutus ka natukene liiga suureks ja avastati, et üks maailmas tuntud ettevõtte nimi oli natukene sarnane ja lõpuks tuligi kohtuvaidlus. Põhimõtteliselt oli mingi tõenäosus see võita, aga lihtsalt risk oli suur, see vaidlus ise oleks läinud väga kalliks ja lõpuks klient otsustaski, et ta loobub enda kaubamärgist. Seal õnneks läks ka hästi, see teine pool oli nõus natukene maksma selle eest, et teatud kulud klient ära katab. Et ütleme, see kaubamärgi rikkumine võib siis minimaalselt tuua kaasa selle, et ei või enam enda kaubamärki kasutada. Kui läheb hästi, õnnestub kompromissi korras saada teiselt poolelt võib-olla mingisugune hüvitis. Te sisuliselt müüte enda kaubamärgi, ehk jah, me ütleme, et meil on vaidlust pooleli, aga me ei taha sellega lõpuni minna ja teeme kompromissi, et mina müün enda kaubamärgi siis sellele teisele poolele, saan mingisuguse hüvitise ja pean endale valima uue kaubamärgi. Halvemal juhul see tähendab muidugi seda, et te kaotate selle vaidluse, maksate kinni teise poole õigusabikulud ja kaubamärgi vaidlused ei ole odavad vaidlused. Ja teiseks peate maksma ka hüvitist, sest kui kohus tõepoolest leiab, et olete lubamatult kasutanud või kahjustanud teise isiku õigusi, siis te peate maksma ka hüvitist. Ma vaatan väike kirjaviga, mitte et selles mõttes see võib jällegi osutuda väga kalliks. Ja seal paar slaidi ja järgmisel slaidil on ka üks näide, kus olidki siis väga, see on nüüd juba tuntum näide, kus olid siis kaks sellist kaubamärki. Siin ongi, ütleme, mis on kaubamärgi vaidluste puhul hästi suur probleem on see, et ta on subjektiivne. Ehk kui me võtame need kaks kaubamärki, siis ühest küljest tundub, et nad on sarnased, teisest küljest tundub, et nad ikkagi on ju erinevad. Jah, see 7 siin on, tekst on ju erinev, värvid on ka tegelikult erinevad. Et ütleme, selle konkreetse vaidluse puhul jah leiti, et need kaubamärgid olid liiga sarnased ja ei tohtinud sellist kaubamärki kasutada. Et ütleme ka praktikas sellise sarnase kaubamärgi tuvastamine näiteks ka olukorras, kus sõnad on tegelikult erinevad, aga mingisugune kujunduselement on sarnane, on tegelikult päris keeruline. Et siin on slaidil on olemas ka kaubamärgi register, selle link. Ma küll ei tea, kas see link siin videos vist lingina ei tööta, aga saad lihtsalt sisse trükkida. Aga ütleme, sealt saab ka natukene mingisuguse infot, aga lihtsalt mõtlengi, et kui tegemist on suurema ettevõttega, siis tellitakse juba eraldi analüüs, kas see konkreetne kaubamärk, ehk siis lihtsamas keeles logo, mida te plaanite kasutada, ehk siis see sõna ja kujundus, on siis liiga sarnane või mitte. Ja tegelikult sageli tuuakse ka välja siis need sarnased kaubamärgid ja siis antakse mingisugune hinnang, et kas see võib olla liiga sarnane või mitte. Aga nagu mõtlesin, kas see 7-11 ja 7 super, et siin ju on väga vaieldav. Et mõnes mõttes nad on sarnased, mõnes mõttes nad on täiesti erinevad, kui vaadata seda värve ja tegelikult ega see 7 ju ka identne ei ole. Et siin on sellist subjektiivset poolt palju ja ütleme, mis kaubamärkide puhul on alati oluline ka see, üldse sellised tasemad, et kas te tegelete samas sektoris või mitte. Et siin võib aidata ka natukene, ütleme. Aga see on selline omaette teema ja ütleme, miinimumsoovitus on see, et ärge üritage kedagi kopeerida, et tänu sellele saada mingisugust positiivset eelnevat kuvandit või mainet. Et see on selline väga libe ja ohtlik tee. Pigem alati üritage eristuda ja kui selgub, et olete kellegi sarnased, siis see on oluline vaidlus ja võib väga kalliks maksma minna. Ja ma tean ka see andmebaasi see link, mis siin on, et ega ta nüüd ei ole kõige lihtsam ja kõige parem siit midagi leida, aga vähemalt
natukene otsida erinevaid märksõnu ja samamoodi alati aitab ka Google'isse mingisuguse sõnasade sisestamine, et sealt te leiate ka vihjeid, et kas keegi on midagi sarnast juba teinud, sama analoogset näiteks kaubamärki kasutab, et ka sealt kaudu saate otsida. Aga muidugi, kui te mõtletegi välja sellise täiesti oma sõna, et siis ei ole mingisugune tavaline igapäevasõna nimetuse ja teete ka täiesti uue kujunduse ja loodate, et teie kujundaja ei võta kuskilt eeskuju, no siis jällegi see teeb nagu selle asja natukene paremaks. Aga jah, et see on selline praktikas väga tõsine probleem, kui selline vaidlus tekib. Sest enamasti on ka selliseid ettevõtteid, kes omavadki endaks kaubamärki, mis on selline igapäevakeeles väga kasutatav. Näiteks üks selline Euroopas tohutult kaubamärk omab on Sky, mis ta siis ongi Telekom ja mis tal kõik seal veel on, kes ka vaidleb kõigiga. Ja näiteks ta on ka Microsofti vastu läinud ja isegi võitnud. Et selles mõttes, et ta on selline väga agressiivne ja teda peetakse Euroopa number 1 vaidlejaks. Et sageli ongi selliste suuremate ettevõtete eesmärk mitte ühtegi vähegi sarnast kaubamärki aktsepteerida, sest see ongi selline ukse avamine ja keegi ei tea, mida see kaasa toob. Ehk siis, kui on väikegi sarnasus, siis kaevatakse kohtusse ja üritatakse need kaubamärgid endale saada. Et ütleme, see kaubamärgi temaatika on selline problemaatiline. Aga nüüd, kui edasi liikuda ja siis rääkida nüüd konkreetsemalt sellest teemast, siis enne, kui te võib-olla ka ettevõtte teete, ilmselt teil juba mingid ideed on olemas, äkki on mingisugused kujundused, disainid, midagi on juba valmis tehtud. Et tegelikult, kui te ka nüüd ettevõtte asutate, siis te peategi mõtlema sellele, mis teil juba on olemas ja loovutamas kõik need õigused ettevõttele, ehk selle ettevõttes hakata seda väärtust koguma. Sest eesmärk ei ole ju omada seda väärtust niimoodi, et kõikidel eraisikutel, kes sellesse ettevõttes on kaasatud, omavad intellektuaalomandit ja ettevõtte sisuliselt ongi selline keskus tegutsetakse, kus midagi ei toimu. Et loomulikult, kui see ongi eesmärk ja soovite siis sundida sisuliselt teineteisega koostööd tegema, see on üks variant, aga sellise mudeliga minna investori jutule ei ole eriti potentsiaalikas. Ja loomulikult, kui te olete juba tegevust alustanud, ehk siis töö käigus teil tekib jällegi sõltuvalt ettevõttest, aga ütleme enamik ettevõtete puhul teil tekib ju iga päev uus intellektuaalomand, midagi muudetakse, midagi tuleb uut. See kõik on intellektuaalne omand. Ja kui te kasutate kellegi teise loodud, siis ongi, et mis õigust, kas teil on loovutatud see, kas teil on mingi litsents, ega te seda litsentsi ei riku, ega ei tee midagi enamat, kui teil on luba. Ehk need on ka kõik need teemad, millele peab mõtlema. Ehk siis, kui te kasutate mingisuguse lepingu alusel kellegi teise intellektuaalomandit, siis alati vaadake väga hoolikalt kõiki tingimusi. Ja võibki tekkida olukord, kus punkt 1 te rikute neid tingimusi või siis te hetkel ei riku, aga need väga piiravad tingimused seavad tulevikus ohtu teie tegevuste laiendamise. Ehk jällegi ta tekitab väga palju probleeme. Nüüd, kui vaadata juba natukene konkreetsemalt seda õiguslikku poolt üldisemalt, ehk siis seda äriõiguse poolt, siis nagu ma ütlesin, kõige aluseks on lepingud. Samas lepingute puhul, mis on hästi tõsine probleem, on nende reaalne sisu. Ehk siis me võime kokku leppida, me võime isegi ühtemoodi mingisugusest sättest aru saada, aga kui me paneme ta lepingusse kirja liiga üldiselt ja tekib tulevikus vaidlus, siis võib see olla väga tõsine probleem. Ehk näiteks üks konkreetne näide praktikast, kus asutati ka ettevõtte, osapooled leppisid väga selgelt kokku, millega
siis iga asutaja tegeleb. Kes seal pidi turundusega tegelema, kes pidi rohkem seda toodet arendama ja nii edasi. Ja sisuliselt tekkiski selline olukord, kus üks osapooltest enam tegelikult ei panustanud. Ei ilmunud enam kontorisse, ei teinud mitte midagi. Ja siis, kui küsiti, et milles siis probleem on, meil on ju leping, et pead kokkulepped, pead selliseid asju tegema, siis tema nägemus sellest lepingust oligi siis selline, et tema käib koeraga jalutamas ja mõtleb selle ettevõtte peale. See oligi reaalne vastus. Ehk siis tekkis ka olukord, kus formaalselt me saimegi öelda, et ta panustas, tema ju mõtles, tema tegi mingi plaane, aga ütleme, need plaanid kuhugi väga jõudnud ja rohkem nautis enda koera seltskonda. Ehk jällegi, kui meil on ka mingisugused kokkulepped tehtud ja need on fikseeritud, siis mõelda sellele, kas vaidluse korral saab ka kolmas isik ehk eelkõige kohtunik samamoodi aru. Et kui see vaidlus jõuab kohtusse ja kohtunik ütlebki, et see kokkulepe on niivõrd ebamäärane, et ega mina ei saa aru, mis ta siis tegelikult tegema pidi, siis ongi väga raske midagi ette heita. Ja siis võib teil tekkida olukord, kus teil on ettevõttes üks asutajatest, kes sisuliselt ei panusta ja see ongi siis otsustamiskoht, kas te tahate selliselt jätkata või te halvimal juhul peate alustama täiesti nullist, ehk te siis jätate tema sinna ettevõttesse, teete uue ja hakkate seda asja uuesti üles ehitama. Aga jällegi, kui kogu see vara, intellektuaalne omand on juba selles ettevõttes, on see väga keeruline olukord. Ehk jällegi, kui nüüd seda näidet vaadata, siis võib-olla oleks olnud selle konkreetse näite puhul isegi parem see, kui neid õigusi ei oleks olnud loovutatud ettevõttele, vaid olekski iga osanik omanud ise mingil määral seda intellektuaalset omandit. Aga pigem tasub kõik need asjad kohe korda teha. Aga kuidas siis neid osanike vahelisi suhteid reguleerida, ongi siis sisuliselt meil on 2 lepingut, mis suures piiris on sama sisuga, aga on siis asutajate leping ja osanike leping. Ehk siis asutamise puhul saategi siis kokku leppida, mida, miks, kuidas te tegema hakkate. Ehk siis, kui teil on meeskonnas näiteks 5 inimest, te väga selgelt fikseeritegi, mida te siis teete. Kes tegeleb näiteks turundusega, kes programmeerib, kes, ma ei tea, tegeleb millega iganes. Et see sõltub nüüd hästi palju sellest ettevõttest ja tegelikult hästi oluline on mõelda ka sellele, mis saab tulevikus. Ehk siis mis ongi asutajate ja osanike lepingu suurim erinevus ongi siis see, et kui me sõlmime asutajate lepingu, siis me arvestamegi sellega, et keegi ehk siis investor tuleb tulevikus juurde. Ja siis tekivad kõik võimalikud küsimused, et millal, kuidas otsustatakse, ütleme siis, keda investoriks võetakse, mida temalt oodatakse ja mis tekib siis, kui on erinägemus. Ehk siis näiteks 2 asutajat soovivad investorid, 3 on vastu või vastupidi või 4 soovivad, 1 on vastu. Et kas ta peab seda lihtsalt aktsepteerima, kas tal on õigus sealt väljastuda, millistel tingimustel ja nii edasi. Ja nüüd, kui me räägime juba osanike lepingust, siis suures piiris see sisu on sarnane, aga tegelikult see osanike leping siis täiendab enamasti juba siis asutajate lepingut, ehk see ongi see leping, mille allkirjastab reaalselt ka investor ja siis lepitakse kokku näiteks järgmised investeerimisringid, ehk siis kui näiteks hetkel on rahavajadus 100 000, aga on näha, et võib-olla paari aasta pärast või juba aasta pärast on vaja näiteks miljonit või rohkemgi, siis ilmselgelt on meil vaja otsida uus investor ja kuidas siis kõiki osapooli kaitsta ja samamoodi tagada, et üks investor või ütleme kas siis sama investor või siis üks asutajatest ei laseks seda ettevõtet sellest põhja, et hakkab selle ettevõtte igapäeva
tegevust takistama. Ehk siis, kui me räägimegi ka sellest etapist, et investor reaalselt tuleb ettevõttesse, siis kui on sõlmitud juba asutajate leping või näiteks on tegemist juba teise või kolmanda ringi investoriga, ehk siis mõni investor on seal ees olemas, siis jällegi, et oleks need kokkulepped väga selged, sest ütleme, investorile saab anda väga palju erinevaid tagatisi, näiteks sidudagi see summa, palju ta on investeerinud ja siis anda talle õigus saada siis mingi fikseeritud protsent kasumit mingi aja möödudes. Et ütleme niimoodi, et halvasti tehtud asutajate või osanike leping võib investorite leidmist oluliselt piirata. Samas, kui see puudub, on see jällegi halb. Et selles mõttes ongi sellised väga olulised lepingud, mis just selle osanike, ehk siis omanike poole pealt panevad väga palju piire kehtestavad. Ehk siis, ja mõtlengi, et mis on hästi oluline, on just fikseerida osanike panus. Sest tegelikult, kui me nüüd räägime äriõiguse ABC-st, siis meil on töötajad, meil on juhatus ja meil on omanikud. Töötajal on selge ülesanne, tema peab tegemagi tööd, ehk ta peab igapäevaselt, või ütleme, kuidas on kokku lepitud täistööga igapäevaselt, tööpäevaselt panustamagi ettevõttes, ehk siis mingisugust tööd tegema. Juhatusel on selline üldine juhtimisfunktsioon. Ehk siis on loomulikult suuremate ettevõtte puhul ongi juhatuse liige panustabki 2 võib-olla iga päev, kas siis iga tööpäev ja mõnel juhul võib isegi iga päev. Aga kui me räägime väike ettevõttes, siis ütleme see juhtimisfunktsioon ja juhtimisülesandeid võib-olla ei olegi väga palju. Aga ikkagi, kui tegemist on juhatuse liikmega, siis juhatuse liikmel on ikkagi väga selged kohustused, mis siis tulevad kas siis juhatuse liikme lepingust ja minimaalselt seadusest. Et seadus ikkagi paneb väga palju kohustusi. Kui me räägime osanikest, siis osanikel ei ole mitte ühtegi kohustust. Osanik seaduse alusel on kunagi teinud mingisuguse panuse, näiteks maksnud siis osakapitali kas siis täielikult sisse või osa sellest, ehk ta on mingisuguse panuse teinud ja seaduse järgi ta ei tea mitte midagi rohkem tegema. Tema teenib tulu, ehk siis dividendi tulu, kui ettevõte on kasumlik, ta võtab sealt raha välja. Aga mingisugust aktiivset kohustust ettevõttes panustada osanikul vaikimisi seaduse järgi ei ole. Eks ongi passiivne tulu, on siis osalus. Ja siin tegelikult ka siis asutajate või osanike leping peabki andma talle üldjuhul siis ka kohustuse panustada. Ehk kui ettevõttes ongi ainult asutajad ja seal ja nende najal kogu see ettevõte püsib, siis milleks peaks ja ei ole mingisugust osanike lepingut, siis investor ju näeb, et tegelikult võivad need osanikud iga päev koheselt panustamise lõpetada ja kui kogu see know-how ongi need osanikel, siis teevad see ettevõte kas siis jääb paigale või vähemalt ei arene edasi. Et siin ütleme ka praktikast, ma võin tuua ühe näite, mis nüüd otseselt ka meid puudutas, meie bürood, et see oli küll kliendisuhe, ehk me olime siis ühe IT-lahenduse ettevõtte kliendid, me olime ülirahul selle teenusega. Et see oli tõesti väga kiire klienditeenindus, sest ütleme, kes sellega tegelesid, olidki omanikud. Seal oli 2 või 3 omanikku, see oli väike ettevõte, aga ütleme, meie advokaadibüroo jaoks oli see hästi hea teenus. Ja see oli tõesti, kui mingi probleem oli, lahendati kohe ära, oli vaja tahtsin mingid lisafunktsioone, kohe arendati ja mingit probleemi. Ja siis mõni aasta hiljem müüdi see ettevõte maha. Ehk siis leitigi investor, nad jäid küll seal, ma nüüd seda õiguslikku poolt väga ei tea, kuna me olime kliendi suhe, ehk siis meie olime nende kliendid bürooga, siis seda sisesuhet ma seal väga ei tea, aga ütleme, mingil määral panustasid. Aga ütleme, et see kliendi, ehk siis meie vaates see kliendi rahulolu vähenes kordades. Ehk kui varem vastati e-kirjadele ja ütleme, probleemide lahendamist toimus 5-15 minuti jooksul,
siis sellest sai 5 kuni 10 päeva. Ja sellised väga lihtsad toimingud lihtsalt tohutult venivad. Kui varem tuli, see oli ka IT-lahendus, programmi uuendusi tuli, ütleme, 6, kas siis iga kuu või iga 2 kuu tagant, siis just me jätkuvalt nende kliendid, kes see teenus, ütleme, millema kolimine on väga tüütu. Ma vaatasingi, seda ei olnud nüüd mitu aastat uuendatud. Et seal küll mingid pisiparandusi tehakse, aga mingid uusi versioone ei ole. Ehk siis jällegi, kui mina oleksin nüüd, kui oleks seal väga lihtne ringi kolida, siis ma oleks ammu sealt kliendi suhte lõpetanud ja valinud konkurendi. Aga jällegi, kui me nüüd räägime tänasest koolitusest ja sellest, et kui investeerida sellisesse ettevõttesse, mis täna tegelikult tuginebki puhtalt nende osanike enda panusele ja on oht, et need osanikud sealt ettevõttest lahkuvad, siis jällegi võib see tähendada seda, et see ettevõte jääbki seisma, kliendid kaovad ära ja see ettevõte mingit muutubki väärtusetuks või siis oluliselt see väärtus väheneb. Ehk jällegi, kui me räägime sellest etapist või küsimusest, et kui palju on investor valmis sinna panustama, siis see summa on jällegi oluliselt väiksem. Ehk siis selles mõttes see on ka nagu oluline, et oleks osanikel motivatsioon panustada. Siin natukene hiljem ma räägin kas konkreetsetest põhimõtetest, mis võiks lepingutes sees olla, aga ütleme, üks oluline osa on ka juhtimisotsuste vastuvõtmine. Ehk siis, kui on vaja, ütleme, sageli on ka ju niimoodi, et hakatakse startupi puhul mingisuguse teenusega, mingisuguse tootega pihta. Investeeritakse sinna, testitakse, võib-olla on ka mitu eri versiooni, aga mingi aeg peab otsustama, kas sellega jätkata või äkki nähakse kõrval mingisugust analoogset teenust, millele võiks nagu edaspidi keskenduda. Ehk siis ka selliste juhtimisotsuste vastuvõtmine, mis ütleme, tavaettevõtte puhul on lihtne. Meil on juht, kes tema kõik otsustab. Aga kui tegemist on selle startupiga, mis on veel seotud nende osanike enda panusega, võib see olla väga probleemne. Ehk siis, kui üks osanikest, kellele võib-olla selle ettevõtte igapäeva töö toimimist tagamisel on oluline roll, kui tema seda ei aktsepteeri, siis tekibki see olukord, et osanik, kes peaks panustama, seda enam ei tee, sest ta ei aktsepteeri seda ja kui selline probleem tekib, siis jällegi ettevõtte tegevus saab või põhimõtteliselt seiskub. Et jällegi kõik need küsimused, ütleme, need osanike lepingud enamasti ei ole seal 2-3 lehekülge, on 10-20 lehekülge, et need võivad väga detailsed olla, kõik põhimõtted on väga selgelt lahti kirjutatud ja loomulikult, kui tulevad investorid kaasatakse, siis seal tekivad väga palju erinevaid muid küsimusi. Ehk siis näiteks üks probleem on, et see osalus ei lahjeneks. Ehk siis, kui te pakute täna investorile näiteks 5%, 10% osalust, siis klassikalises mõttes sellel investoril puudub igasugune mõju ettevõtte tuleviku otsuste üle, sest kõikide otsuste vastuvõtmisel on enamasti 50% hääli vaja saada ja reaalselt klassikalises mõttes sellest investorist sõidetakse lihtsalt teiste osanike poolt üle. Et ilmselgelt ükski investor sellist asja ei taha ja siis hakatakse lisama igasuguseid punkte, mis siis peaksid kaitsma investorit. Näiteks lepitakse kokku, et täna mina investeerin 100 000, see on 10% osalust, aga lepitakse kokku, et kui järgmine investor lisandub, siis tema saab ka näiteks 10%, aga enam ei maksa siis 100 000, vaid näiteks 1 000 000. Et ütleme selliseid või pannakse mingid vahemikud ja pannakse mingid põhimõtted. Et jällegi see nüüd sõltub hästi palju sellest ettevõttest, see sõltub sellest, kui me punktis A vajame 100 000, siis kui kaugele me selle 100 000-ga sõidame, ehk siis kui me jõuame punkti B, siis milliseks selle ettevõtte väärtus võiks olla kasvanud ja kui palju meil on raha juurde vaja ja kuhu see meid jälle edasi viib. Ehk siis siin ongi need jällegi, see nüüd ei puuduta juurat, et see ongi puhtalt osanike, investori omavahelise kokkuleppe küsimus, aga lihtsalt need on need asjad, mis kindlasti peavad lepingus sisalduma. Ehk siis nõustaja, ehk siis juriidilise nõustaja
vaates, see on kindlasti see teema, kui see nüüd ei ole mingisuguse lepingu kavandis käsitletud, siis on see koht, kus me ütleme, aga mõtleme nüüd selle poole ka läbi. Et täna, et me ei saa nagu vaadata ainult tänast päeva, vaid me peame vaatama ka kaugemale. Loomulikult me ei suuda näha ette võib-olla seal 3., 4., 5. investeerimisringi, kui see tuleb üldse. Aga vähemalt ütleme järgmise ringi põhitingimused võiks olla fikseeritud. Ja siis nüüd vahet pole, kas see nüüd osanike leping või on mingi muu eraldi kokkulepe, aga sisu on sama. Siis muidugi hästi oluline on ka konkurentsikeeld. Ehk siis mitte mingil juhul ei tohi tekkida selline olukord, et kellelgi on õigus sisult ettevõttest lahkuda ja hakata siis konkureerivat platvormi, teenust, toodet tootma. Ehk siis jällegi me jõuame sinna sama probleemi juurde tagasi, et kui me räägime juhatuse liikmest, kui me räägime töötajast, siis seal on konkurentsikeelud vähemalt mingis ulatuses on juba seaduses kirjas. Osanik, tal ei ole mingeid kohustusi ja ta võibki täpselt seda teha, mida ta tahab. Kui me räägime klassikalisest osanikust aktsionärist, siis kui te lähete näiteks börsile, tahate aktsiaid osta, siis keegi ei ütle, et oota, sa omad, ma ei tea, ühe panga aktsiat, et nüüd sa teise panga aktsiat ei tohi omada. See on absurd, keegi isegi ei mõtle nii. Aga tegelikult need täpselt sama põhimõtted kehtivad ka väikeste osaühingute puhul. Kui ma tegelengi näiteks IT-ga, arendan mis iganes teenust, ma ei tea, mingisugust sõidujagamisplatvormi näiteks, siis keegi ei keela osanikul asutada homme teist ühingut ja hakata seal ka sama asja tootma. Ehk jällegi see on ka osanike lepingu teema, et leppidagi kokku, et sellist asja ei tohi teha. Ehk siis osanike leping peaks, ütleme, seadusest olenevaid, ütleme, olematuid kohustusi ja piiranguid osanikule oluliselt rohkem sisustama ja andma siis täiendavaid kohustusi, täiendavaid õigusi. Näiteks õigused on just sellel puhul, et kui tegemist ongi väike aktsionäriga, kellel Eesti seaduse mõistes pole sisuliselt mingeid õigusi, kõik võivad sust üle sõita lihtsalt enamuse häältega, siis jällegi teda saab kaitsta selle lepinguga. Ja loomulikult ongi siis kõik võimalikud väljumiskokkulepped. Ehk siis kui tõepoolest jõutakse sinna ristteele, et kas minna edasi selle ettevõttega ühes suunas või teises suunas, siis saab kokku leppida, et kui nüüd tõesti mõni osanik jõuab järeldusele, et tema ei soovi jätkata, tema näiteks hinnangul ei ole see uus suund õige, ehk siis näiteks muudetakse seda toodet või teenust, mida on seni arendatud, et nähakse, et enamus leiab, et see ei vii kuhugi, et me ei jõua selle eesmärgini, et me peame hakkama midagi muutma, keegi sellega ei nõustu, tahab lahkuda, siis põhiprobleem praktikas on selles, et kui teile kuulub mingisuguses väikses osaühingus, ma ei tea, 5%, 2%, 1%, selle likviidsus on olematu. Ehk leida sellist inimest, ettevõtted, kes on nõus teie osaluse ostma, see võib olla väga keeruline. Just seetõttu, et ei ole sellel väiksel osanikul üldjuhul mingeid õigusi, või järelt, kui osanike või asutajate leping seda talle ei anna. Ehk siis saab ka kokku leppida, et kui nüüd tõepoolest keegi soovib lahkuda, kuidas siis tema osalus ära ostetakse või vastupidi, on teistel osanikel huvi, et ta ei müüks seda näiteks konkurendile. Ehk siis täpselt need põhimõtted kirja panna ja samamoodi mõelda ka sellele, et kui ta nüüd lahkub ettevõttest, et see konkurentsikeeld jääks alles. Ütleme, intellektuaalne omand on samamoodi üks küsimus, mida peaks käsitlema osanike lepingus samamoodi. Ehk siis, kui tegemist on osanikega ja näiteks nad ei ole ka juhatuse liikmed, nad ei ole ka töötajad, ehk nad ei saa töötasu, lepitakse kokku, et osanikud panustavadki sisult enda vabast ajast ettevõttesse ja lootuses tulevikus tulu teenida, siis võibki tekkida olukord, et see ainukene reaalne leping, mis temale mingi kohustusi paneb, ongi see asutajate või osanike leping. Ehk siis töölepingut tal ei ole, töölepingust tulenevaid tööandja ehk siis ettevõtte tagatisi ei ole
juhatusliige ei ole, konkurentsikeeldu tänu sellele ta küll automaatselt ei ole. Ehk siis samamoodi, kui me räägime intellektuaalsest omandist, kui ta midagi teeb, siis jällegi puudub leping, mille alusel tema poolt loodud intellektuaalne omand läheks siis üle ettevõttele. Ehk asutajate või osanike leping saab ka selle probleemi ära lahendada. Ja loomulikult hästi oluline temaatika on ka vastutus. Ehk siis, kui on rikutud kokkuleppeid, siis kas siis on leppetrahvid, kas on mingid muud sanktsioonid, näiteks kohustus teatud juhul enda osalus võõrandada, kas siin siis meil ka eraldi hinnad määratud, et kui on tõesti oluline rikkumine, ütleme, ilmselt tasuta päris jällegi sõltub väärtusest. Põhimõtteliselt saab kokku leppida väga erinevalt, aga kõik võimalik vastutuskokkulepped on hästi oluline. Ehk siis kokkuvõttes, kui teil on olemas selline siis asutajate või osanike leping ja sinna tuleb või tahab tulla uus investor, siis tegelikult see on ikkagi oluline dokument, millega üldjuhul tahab iga investor tutvuda, et näha, et milline see sisestruktuur üldse on, millised on need võimalused, millised on piirangud, millised on riskid ja jällegi see on üks selline teema, mis kindlasti selle ettevõtte väärtust oluliselt mõjutab. Ja kui ongi näha, et siin on sellised probleemsed kohad, siis see võib väga vabalt investori ära peletada. Kui nüüd rääkida veel sellest asutajate ja osanike lepingust, siis mõned põhilisemad asjad ma nüüd lühidalt kordan üle, et jällegi ka see ei ole nüüd täna otseselt selle tänase koolituse teemaga, et ikkagi on oluliselt seotud. Ehk siis vesting tähendabki sisuliselt seda, et osalus reaalselt omandatakse teatud aja möödudes. Ehk siis, kui nüüd mingi poole tee peal otsustab keegi ettevõttest lahkuda ja isegi kui me lepime kokku, et tal on näiteks 10% osalust, siis sisuliselt see tähendabki seda, et iga aasta näiteks lepitakse kokku, et peab 10% puhul on hea, ütleme näide on 5 aastat panustada, ehk iga aasta teenib ta välja 2%. Kui ta nüüd pärast 2 aastat otsustab lahkuda, siis ta on nagu 4% välja teeninud ja ülejäänud 6% jääb ilma. Et selles mõttes jällegi see tagab selle, et kui te mingisugust sellist kokkulepet ei tee, ongi fikseeritud, et kõigil, kes ongi 10 asutajat, kõigil on 10% osalust, neist 2 tükki võib-olla poole aasta pärast lahkuvad, aasta pärast lahkub veel 1, ehk jäävad 7 tükki, kes pingutavad võib-olla aastaid, saavutavad mingisuguse väga hea tulemuse, leitakse ettevõttele ostja, kes on nõus väga palju maksma, siis tekibki selline olukord, et 7 tükki, kes on siin aastaid panustanud, saavad täpselt sama palju raha kui need 3 tükki, kes siis väga algses faasis on lahkunud. Ehk see ei ole, vähemalt üldjuhul ei peaks olema eesmärk. Et see on kindlasti üks teema, millele mõelda ja siis leppida kokku. Ja ütleme, mida ta praktikas tähendab, on siis seda, et kui näiteks ongi 10% 4 on välja teenitud, siis näiteks see 6% ostetakse nominaalväärtusega. Ehk siis, kui ettevõte on näiteks asutatud miinimum osakapitali 2500, siis tegelikult selle 10% nominaalväärtus on 250 €. Kuigi tegelik ettevõtte väärtus võib-olla seal juba selleks hetkeks on miljon näiteks. Ehk siis see ongi selline väga tugev motivaator, mis peaks ka sundima neid kõiki osanikke pingutama. Aga kui seda kokkulepet ei ole, siis mulle kuulub 10% ja mind ei huvita, et mina ei ole mitte mingi panustanud, ma tahan ikkagi ettevõtte müües saada enda 10% eest raha. Siis loomulikult on võimalik, et lahkutakse väga erinevatel põhjustel. Ehk siis näiteks ongi mingisugune arendusfaas, on mingisugune kokkulepe, et see tuleb saavutada ja pärast tema teenuse lihtsalt ei ole vaja enam. Või näiteks tekib mingi tervislik probleem. Ja teine on selline halvem näide, ehk siis sisuliselt inimene ei täida enda kohustusi. Ehk siis see on jällegi selline sisesuhte küsimus,
ehk kas te tahate neid eristada või mitte. Üldjuhul seda tasub teha ja just näiteks kui me räägimegi sellest, et inimene on välja teeninud 10% 4, siis kui me räägime sellest bad leverist, siis me ostamegi talt näiteks osaluse ära nominaalväärtusega, aga kui ta on selline good lever, ehk siis ta ei ole mitte midagi rikkunud, lihtsalt ta kas tervislike põhjustuse jätkata või siis pole tema teenused on vaja, ta on enda eesmärgi täitnud, siis vaadatakse ettevõtte reaalset väärtust ja makstakse selle proportsiooni järgi. Ehk siis ühel juhul me võtame 10% 2500-st, teisel juhul 10% näiteks miljonist, et see on nagu summade mõistes võib olla tohutu erinevus. Aga jällegi te ei pea seda tegema. Aga ütleme niimoodi, et kas see võib olla üks oluline punkt, mida investor vaatab. Et kui investori huvi on see, et kõik panustaksid, siis kui seda bad leveri klauslit ei ole, siis jällegi ei ole ju ka osanikel motivatsiooni pingutada ja nad võivadki lihtsalt mitte midagi teha, nautida enda osaniku rolli ja loota sellele, et kunagi tulevikus nad saavad suure summa raha. Et kui selline kokkulepe puudub, et vaadatakse ka tema reaalset panust, siis jällegi see ettevõtte atraktiivsus võib olla mõnevõrra väiksem. Et need on muidugi kõik sellised, need ei ole absoluutsed. Et võib-olla huvitabki investorit ainult see tehnoloogia ja see, et kas keegi veel edaspidi panustab, see pole üldse oluline. Kui see on nii, siis tegelikult ka need kokkulepped, jah, jällegi, kui me räägime sisesuhtes asutajatest, siis see on oluline. Investori vaates see ei ole tema asi enam või kui ta soovib kogu ettevõtte omandada, kõik töötajad sealt või kasutajad sealt välja visata, siis jällegi see teema on nagu teine. Aga just olukorras, kus nende osanike jätkuv panus on oluline, siis ka need klauslid ja kokkulepped muutuvad oluliseks. Ja muidugi nüüd, mis on hästi oluline, on siis kas kaasamüügi õigus ja kaasamüügi kohustus. Ehk siis ühel juhul ta kaitseb siis vähemusosanikke, teisel juhul enamusosanikke ja investori vaates see on ka nüüd hästi oluline. Ehk siis suures piiris tag-alongi puhul on ta siis õigus kaasa müüa, ehk siis tagab olukorda, kus näiteks, kui meil ongi 10 osanikku, näiteks 9 asutajat ja 1 investor, et see ka selles mõttes kaitseb investorit, et nüüd need 9 asutajat näiteks ei müüks enda osalusi maha uuele investorile ja jätaks siis selle ja väga kõrge hinna eest ja jätaks siis selle õnnetu algse investori oma 10%-ga ettevõttesse, kus tegelikult ei ole tal oma 10%-ga mitte mingisugust sõnaõigust. Ja samamoodi on osanikega, et jällegi ka enamus osanikest ei sõidaks sellest ühest üle. Ja siin ütleme, see on ka see teema, kus sageli soovivad asutajad endale eritingimusi, kes on seal vahepeal juurde tulnud, näiteks investor, temal on natuke viletsamad tingimused. Jällegi, siin ei ole niimoodi, et reegel on selline ja nii peab olema, et seadus nii sätestab ei ole. Et see on puhtalt selline osapoolte kokkuleppe küsimus, mida soovitakse ja mida ei soovita. Ja nüüd kaasamüügi kohustus on samamoodi oluline, et ta tagab selle, et kui enamus otsustab ettevõtte võõrandada ja näiteks ongi investor või siis mingi ettevõte, kes soovibki teie ettevõtte omandada, aga ta tahab kõike. Ta ei taha osta seal 60% või 70% või 80%, 90%, ta tahab kõike või mitte midagi. Ja et siis tekib ka see olukord, et näiteks kas on siis näiteks asutajatel eriõigused või hääleõigused, aga ütleme, on mingid põhimõtted fikseeritud, mis juhul on kõikidel osanikel kohustus enda osad ära müüa teatud tingimustel. Et siin saab ka igasuguse erisusi teha, aga ütleme, üldpõhimõtete järgi nad niimoodi eristuvad. Ehk jällegi investori vaates on nagu oluline, et ühel juhul teda huvitab, et tal oleks õigus müüa, teisel juhul tal on huvi, et oleks ka teistel kohustus müüa.
Nüüd veel üks selline mõiste siis dokumentide ja ütleme läbirääkimiste etapis ongi siis see, et fikseeritakse teatud põhitingimused. Ehk siis, kui me nüüd räägime reaalselt sellest etapist, et me hakkame investorit otsima ja peame läbirääkimisi, siis see ongi nüüd kahte eri liiki, et kas ta siis on siduv või mitte, aga pannakse siis need kõige põhilisemad tingimused kirja. Ehk siis see aitab hästi palju selliseid mõttetuid läbirääkimisi vältida, et kõige lihtsam näide on osaluse suurus ja hind. Ehk kui on oluline või eesmärk ongi müüa kuni 10% ja saada vähemalt 1 miljon, aga teine pool tahab osta miinimum 20% ja maksta mitte üle 500 000, siis ei ole mõtet nagu neid läbirääkimisi rohkem jätkatagi. Ehk siis need asjad tuleks kindlasti läbi mõelda, et mida siis minnakse pakkuma ja mida siis teine pool soovib saada, et üldse jõuda sellesse etappi, et kas me nüüd hakkame ka konkreetsemalt rääkima või mitte. Miks ta näiteks ka oluline on see, et eks need läbirääkimiste, ütleme, üks olulisemaid või keerulisemaid kohti ongi see, et investor soovib saada maksimaalselt infot ehk ettevõtte kohta ja tegelikult ettevõtte ehk siis aktsionärid või osanike huvi on anda võimalikult vähe infot. Ehk siis näiteks, mis on täpselt see toote, mis on probleemid, kes on kliendid ja nii edasi, et see on ju hästi oluline info ja kui me ei jõua lõpuks lepinguni, investor siin ettevõttesse ei tule, siis see info, mida ettevõte avaldab, võib oluliselt tema äritegevust kahjustada. Ehk siis tegelikult tasub ka neid põhilisi punkte kohe alguses kirja panna ja kui te jõuate mingisse järgmisse etappi, siis jällegi ära fikseerida, et kuhu me nüüd jõudnud oleme. Ehk oleks nagu võimalikult sama nägemus ja tänu sellele saaks ka reaalselt hinnata, et kas on usutav, et jõutakse lõpuni või mitte. Kui lõpuni ei jõuta, siis loomulikult ei tohiks ka mingisugust infot edasi avaldada. Ehk ütleme, see ongi selline läbirääkimiste alusraamistik. Ja alati siin saab igasugu punkte panna, konfidentsiaalsuskohustus, mis, räägime selle ka siit praegu ära, et ütleme, kogu see info, mis te välja annate ettevõtte kohta, tuleks siis vähemalt minimaalselt kokku leppida, et see info on konfidentsiaalne, ehk siis kui te investorile avaldate, näiteks teile see toote puhul ongi teatud mingisugused tehnoloogilised nüansid või mis iganes asjad, mis teevadki teid eriliseks, mis annab teile konkurentsieelise. Et kui investor saab sellest teada, siis tal võibki tekkida see olukord, et aga mul on palju odavam teha konkureeriv toode, teenus, sest mul on see know-how olemas, mis teeb just selle ettevõtte või selle konkreetse toote väärtuslikuks. Ütleme, mis siin praktikas tekib probleem on selles, et kui me ka nüüd lepime kokku, et seda infot mitte keegi kuskil avaldada ei tohi, ära kasutada ei tohi, siis praktikas, mis on välja öeldud, see on välja öeldud. Selle üle kontroll on teostada on hästi keeruline. Ehk loomulikult see olukord on lihtne, et kui ma pean ettevõttega X läbirääkimisi, meil on selline leping sõlmitud ja ettevõtte X tuleb, 6 kuu pärast välja identse tootega. See on ülilihtne, üldjuhul vähemalt ülilihtne tõendada, et tema sai selle info nende läbirääkimiste käigus ja on seda infot kuritarvitanud. Aga kui nüüd 6 kuu pärast ilmub välja mingi suvaline äriühing, mis ei ole otseselt teie selle potentsiaalse investoriga X kuidagi seotud ja lihtsalt kogemata nad teevad sama asja, me võime siin oletada, et ju nad on kuidagi seotud, kas see on siis näiteks müüdud see info maha niimoodi, et mitte kuidagi see ei kajastu, aga tekibki see olukord, et kui mina lähen kohtusse ja nõuan teiselt poolelt siis selle konfidentsiaalsuskokkuleppe rikkumise eest hüvitist, ma pean ära tõendama rikkumise.
Aga see, et keegi juhuslikult on analoogse teenuse kuskil mujal loonud, et nüüd ära näidata, et see sama ettevõte või see koostööpartner on sellega seotud, äkki keegi töötajatest tegi, äkki mingisugune endine koostööpartner, äkki mida iganes. Ütleme, neid potentsiaalseid kohti, kust võis see info lekkida, on ju lõpmatu arv. Ja praktikas kohtuvaidlusest ära tõendada, et just see teine pool on seda rikkunud, see võib olla lihtne, see võib olla teostatav, aga võib olla ka täiesti võimatu missioon. Ehk see on ka oluline, et kui te olete mingi info välja rääkinud, siis te peate olema valmis selleks, et seda võidakse kuritarvitada. Ja see on ka see loogika, et pigem võimalikult vähe rääkida. Samas ei saa öelda ka investorile seda, et me ei räägi mitte midagi, et selline meil see toode on. Lugege kodulehel, mida me teeme, ja kui on huvi, siis makske siia tohutu suur summa. Jällegi te peletate teile kõik ära. Et see ongi selline balansseerimine, et ma natukene annan, teine pool saab nagu põhiküsimustele vastuse, aga jällegi me räägime ka sellest olukorrast, kus ettevõte tõesti omabki mingi sellist väga konfidentsiaalset infot. Kui see lihtsalt on turul end sisse töötanud, võib-olla ka väga lihtsalt teenust pakkuv ettevõte, kus me sellest üldjuhul ei räägi. Aga just tehnoloogiate puhul ja startupide puhul see enamasti on oluline. Ehk siis see konfidentsiaalsus loomulikult, need vähemalt miinimumstandard on see, et kõik need kokkulepped on olemas, aga lihtsalt arvestage sellega, et see paber ise ei pruugi olla selline lõplik garantii, et midagi halvasti ei lähe. Ehk reaalne garantii on see, et te lihtsalt ei räägi mitte midagi. See oligi see järgmine slaid, mida ma rääkisin juba lahti. Aga jah, et kui te nüüd selle sõlmite, siis minimaalselt tuleb see konfidentsiaalne informatsioon määratleda niimoodi, et jällegi vaidluse korral saab ka kohtunik aru, mida siis tuli kaitsta. Ja samamoodi, siin saab, ütleme jällegi, ka need lepingud võivad olla erakordselt mahukad, määratleda väga selgelt kõik võimalikud turvanõuded, näiteks ka see, et kõik need töötajad, kellele vastaspoole töötajad, kellele info avaldatakse, peab olema siis kooskõlastatud ja nii edasi. Aga jällegi praktikas tekib see olukord, et seda kokkuleppe täitmist reaalselt kontrollida võib olla väga keeruline. Ehk kui te investoriga sellise kokkuleppe sõlmite ja sellele jääte lootma ja sisuliselt kogu enda ärisaladuse potentsiaalsele investorile võib-olla veel ka algses faasis avaldate, siis ma ei tasu olla üllatunud, kui investor viisakalt need läbirääkimised lõpetab ja võib-olla mõne aja pärast ilmub välja kuskil veel kõigule teises riigis analoogne toode, ta ei ole kuidagi selle investoriga otseselt seotud ja tekib olukord, et meil on väga-väga raske tõendada, et just see investor on seda infot avaldanud. Et see NDA, ta on vajalik, aga ta ei ole kindlasti selline kindel garantii. Ja mõtlengi, et siin saab igasugu kokkuleppe lisada näiteks ka see, et kui see koostöö veedaks need läbirääkimised on lõppenud, kogu see teave tuleb kustutada, ma ei tea, kui on antud mingisugused näiteks paberil mingisugused materjalid üle, et need tuleb tagastada, et seda kõike saab lisada ja seda ütleme, peabki tegema, aga lihtsalt mõtlengi, et see on lõppes paber, see on kokkulepe. Aga kui see info on juba välja antud, siis paber see ei ole mingisugune lõplik garantii, et NDA on vajalik, aga ärge üle hinnake seda. Tal on väga tugevad piirangud ja kes tõepoolest soovib seda teavet kuritarvitada ja ta nüüd päris esimest päeva ei tegutse, siis ta mõtleb selle välja. Ehk siis olulisem on see, et see isik, kellele te infot avaldate, on usaldusväärne. Kui seda ei ole, siis see leping ei kaitse. Siis veel paar sellist mõistet, et siis kuidas selle ettevõtte väärtust hinnata, et kas siis
me vaatame enne seda investeeringut, mis ta väärtus on või pärast, see on võib-olla pigem teooria. Et see on lihtsalt üks selline valem, kuidas nüüd selle ettevõtte väärtust hinnata, aga see nüüd ei ole ka otseselt juura teema, et ei ole nüüd nii oluline. Mis veel on ettevõtte puhul oluline, on just see, et kuidas te seote väga head töötajad ettevõttega. Ehk siis te ei taha anda kohe osalust, aga te pakute siis võimaluse anda või teenida töötajal tulevikus siis tuluga läbi selle osaluse omandamise. Et siis meil ongi kaks varianti, et üks on see, et me anname ka ühe osaluse ja teeme siis selle välja teenimise, ehk siis iga aasta peab töötaja töötama ja siis reaalselt tema iga aastaga mingisugune see osalus tänu sellele teenitakse välja, ütleme, formaalselt talle kuulubki 10%, aga näiteks reaalsus või kokkulepe on siis selline, et tegelikult omandab 2% aastas. See on see eelmine näide. See on siis põhimõtteliselt vastupidi, et tegelikult ta kuskil registris osanik ei ole, aga kui ta piisavalt panustab, piisavalt kaua, siis ta lõpuks kunagi saab osanikuks. Et ütleme, need on nagu kaks erinevat sellist kontseptsiooni, et ühel juhul ametlikult, näiteks äriregistri vaates ma saan osanikuks, aga lihtsalt mult võidakse see ära võtta, kui ma ei panusta piisavalt. Teisel juhul mul ei ole õiguslikus mõttes seda osalust, aga ma teatud tingimuste täitmisel selle tulevikus saan. Et kaks sellist erinevat lahendust ja alati see on ka selline motiveeriv klausel, et kui on võib-olla ka rahalised vahendid on sellised piiratud, et ei suuda maksta sellist turu keskmist töötasu väga heale spetsialistile, aga ta näeb, et kui ta panustab, ettevõtte väärtus kasvab ja tänu sellele tal on siis võimalus saada väga suurt tulu, kuna ta saab kunagi osanikuks. Samas, kui nüüd räägime investori vaates, siis on see ka selline oluline küsimus, et kellele on siis tulevikust osalust lubatud, mis need tingimused on ja kas see töötaja siis reaalselt seda ka väärib. Ehk siis jällegi, kui on näha, et need osalused ongi selliste optsioonilepingutega ära jaotatud, siis jällegi investori vaates see tekitab ka probleeme. Et see on ka selline asi, millega tasub olla ettevaatlik. Et see nüüd jällegi võib probleeme tekitada. Aga ütleme, et see nüüd oligi selline esimene plokk, kus rohkem ma nüüd rääkisin teoorias natuke ka praktilisi näiteid, et need äriõiguse üldpõhimõtted, intellektuaalne omand ja kõik muud asjad. Et kui me nüüd räägime reaalsetest läbirääkimistest, siis loomulikult kõik see, mis ma enne rääkisin, ka oluline. Aga ütleme, kui me räägime investori kaasamisest, siis suures piiris on investori kaks eesmärki. Toetada ideed või teenida tulu. Ehk siis, kas ta tahab mingisugust ideed toetada, mingisugust üldisemat hüve, ühiskondlikku hüve näiteks, või see on äriprojekt. Ja hästi oluline on see, et nii investor kui ka siis see ettevõte, ehk siis need asutajad, osanikud saaksid aru, et neil ühel juhul ongi idee ja teisel juhul on see puhas äriprojekt. Ma toon lihtsalt nüüd ühe näite, Eesti näite, kus, kes on lugenud, kes on teab, on selline alternatiivmeedia väljaanne Telegram. Ütleme, see sisu, sellest me täna ei räägi, kui hea idee see on või halb, aga ütleme, nemad, kui see idee tuli, siis nemad samamoodi otsisid investoreid. Seal sõlmiti erinevad lepingud ja ütleme, kes seda Telegrami tegid, nemad saidki aru, et investorid tahavad toetada ideed. Ja nende nägemus siis oligi see, et tegelikult majanduslik pool pole oluline ja investorid täidavad enda eesmärgi juba läbi selle, et see portaal reaalselt toimib. Investorid said teisiti aru, et jah, nad tahtsid ka ideed toetada, aga nendel oli oluline ka kasu. Ja siin tekkiski selline väga
suur konflikt ja tulemuseks oligi see, et jah, täna see Telegram teise juriidilise keha alt jätkuvalt tegutseb, aga see algne Telegram siis lasti tegelikult pankrotti. Ja seal ütleme, jällegi ma sisusse nii sügavalt ei lähe, seetõttu on ka meediast läbi käinud, keda huvitab, saab otsida neid artikleid ja asju. Aga ütleme, see oli üks selline näide, et ühel juhul, kes seda portaali tegid, saidki aru, et investorid tahavad seda ideed toetada ja kogu selle majanduslikule poolele ei pannud mingit rõhku, mis lõppes sellega, et see ettevõtte, ta vist isegi osa, ütleme, see oli ka veel segane struktuur, kus osa asju oli ettevõtte, ütleme, äriühingu all, osaliselt MTÜ all ja lõpuks see läks pankrotti ja sealt tuli igasugu probleeme, et see mingid probleemid on tänaseni veel üleval. Ja teine ja ütleme, aga oluliselt lihtsam see olukord siis, kui me räägime puhtalt kasumist. Ehk siis kõik saavad aru, et investor investeerib siia raha eesmärgiga teenida tulevikus tulu ja kõik saavad sellest aru, aktsepteerivad. See on ka, ütleme, enamikel juhtudel. Aga lihtsalt, kui nüüd ettevõtjad, asutajad, neil tekib ettekujutus, et soovitakse toetada mingisugust ideed ja see kasumi osa ei ole oluline, siis seal tekib väga tõsised konfliktid. Siis investori vaade kindlasti on see, et aru saada, mida ma siis lõpuks ostan. Et kodulehe ilusat disaini, ilusat logo, huvitavat nime, jah, mingil määral nad omavad tähendust, aga see on fassaad. Kui sisu ei ole, siis ilusal kodulehel ei ole mitte mingisugust tähendust. Et ütleme, see on ka startupide puhul sageli probleemiks, et võib-olla selle logo disainile panustatakse 60% ajast ja siis sisu jääb sinna tahaplaanile. Et investorid, ütleme, uue kodulehe ja uue logo disainimise suudab iga investor tellida, aga sisu on oluline, mida ostetakse. Siis teine asi ongi see lepingud. Et kui me rääkisime alguses intellektuaalsest omandist, kui omandit reaalselt ei ole, siis ma ostangi põhimõtteliselt tühja äriühingu. Ehk ma võin minna äriregistrisse selle asutada ja mul on täpselt sama seis. Et ütleme, selle asjal ei ole mõtet või kui keegi investeerib sinna, siis need summad on ikka hoopis midagi muud. Teine asi on ka lubadused, et kuhu me siis tahame sellega välja jõuda. Ja on see reaalne. Et siit tegelikult jõuavadki need järgmiste punktideni. Et kui me ikkagi hindame ära, et lepingud on puudulikud, lepingud on puudu, näiteks kaubamärgiga on probleem, et kogu see senine tegevus on suunatud sellele, et tekiks väga tugev kaubamärk, aga me näeme, et see kaubamärk on ohtlikult sarnane kellelegi, seal on vaidluse risk või elulem on juba mingi nõue tulnud. Ehk siis kaubamärgi rikkumise lõpetamise, kahjuhüvitamise nõue. See ilmselgelt vähendab väga tugevalt selle ettevõtte atraktiivsust investori jaoks. Ja sisu osas, ehk siis mida ma ostan, ongi siis väga tugev see meeskond. Et kas neil on meeskond, millega need lubadused realiseerida. Et siin võibki olla ju ka see olukord, kus ongi jõutud tänasesse faasi, tänase meeskonnaga, aga siit edasi minekuks ei ole mitte vaja lisaraha, vaid on vaja mingisugused uusi teadmisi, on midagi muud vaja. Ehk siis see tegelikult on ju oluline. Mis nüüd õiguslikku poolt puudutab, ongi siis, mida mina hindan, ongi just see lepingute pool, aga teisest küljest eks ma kuulan ka selle investori pilguga natukene. Lihtsalt ma toon ühe näite, mis puudutab seda, et kas ma usun nende eesmärkide saavutamist ja kas ma usaldan. Ma nüüd summasid peast ei mäleta, ütleme, räägiti siis, presentatsioon oli, kus ma olin ise kohal investoriga ja siis minu klient pidi investeerima suurusjärgus 1 miljon, vist oli, pidi saama, mäleta, mis protsendi. Ja siis presenteeritigi siis niimoodi, et praegu me saame selle rahaga umbes aasta hakkama ja siis on meil vaja, vist oli suurusjärk oli seal 20 miljonit, mis oli järgmine etapp
ja sellest siis pakuti, ütleme, oli plaan pakkuda 10% osalust. Aga siis, kui jõuti sinna, et mis nende hinnangu selle ettevõtte väärtus võiks olla, siis öeldi, et 150-200 miljonit. Et ütleme, ilusad numbrid. Kui hakata natukene arvutama, siis nad nende nägemus oli see, et mõne aasta möödudes on raha väärtus 20 miljonit, sellest pakutakse 10%, aga kui ütleme 3-4 aasta pärast ettevõtte maha müüa, see väärtus on 150 miljonit. Ehk siis kohe tekkis ju arvutuslik viga. Nad otsivad 20 miljoni eest 10%-le investorit, aga selle ettevõtte koguväärtus nende hinnangul on 150. Ehk siis ma ostan 5 miljonilt kallimalt selle osaluse. Siin tekkis kohe selline probleem, et klient vist seda isegi kohe ei märganud. Mõtleme, see oli selline suuline presentatsioon, aga mina neid märkmeid tegin ja ütleme, kliendiga pärast seda läbi arutades sai tema ka aru, et siin mingid summad ei klapi. Et selles mõttes, et kui te neid presentatsioone teete, siis väga hoolikalt tasub ikkagi välja mõelda, et ei ole mõtet lihtsalt mingeid ilusaid numbreid rääkida, sest see viib usalduskriisini. Et kui seal on selged vead sees või on täielik utoopia, üks näide on ka sellest, et see puudutas ka väga spetsiifilist tehnoloogiat. Ütleme, see täpne sisu pole oluline, aga ütleme, et selles konkreetses riigis oli väga vähe neid tippspetsialiste, kes seda suudaksid ära teha. Ja ka siis ettevõte, kes siis seda presentatsiooni tegi potentsiaalsele investorile, ka siis ilusti pani kogu selle meeskonna, et kellega nad siis koostööd teeksid. Olid nimed, pildid, ütleme, seal ei olnud nagu kahtlust, et keda siis enda meeskonna liikmena presenteeriti. Jah, nad küll ütlesid, et nad hetkel ei ole, aga on räägitud, nad on mingi nõusoleku andnud ja nii edasi. Ütleme, jällegi presentatsiooni pinnalt oli see asi täiesti usutav ja oli ka teada, et need inimesed, keda nad presenteerisid, suudavad selle ära teha, selles pole kahtlustki. Mis probleem tekkis on selles, et investor natukene aega teatud kontaktide kaudu jõudis siis selle eksperdini, keda siis presenteeriti. Ja siis küsiski, et ma kuulsin, et oled ka sellega seotud, et on siis sinates ka hea idee. Ja siis ta ütles, et mis asja, et ma jah, kunagi nõustasin, aga ma sealt ammu lahkusin ja ära elu sees nendega koostööd tee. Et jällegi, ehitajan selliste võõraste sulgedega, kas oli siis puhas pettus, tegelikult sealt võiks isegi öelda, et see oli investeerimiskelmus, sest taheti tekitada selline usalduslik kuvand, aga selgelt valetati. Ja tegelikult põhimõtteliselt, okei, see investor ei tahtnud sellega edasi minna, aga põhimõtteliselt oli tegemist kuriteokatsega. Ehk siis esitati selgelt valeandmeid ja kui olekski selgunud mõne aasta pärast või mõne kuu pärast, et tegelikult seda meeskonda pole, siis oleks minu kliendil tekkinud väga kehv olukord. Ehk et siin ongi, ütleme, üks on see usutavuse ja usalduse küsimus, aga teisest küljest võib see olla ka kuritegu. Ehk siis te loote mingisuguse ebaõige kujutluse, tänu sellele soovite saada raha ja kui see nii läheb, investeeritakse ja tealt selgub, et mida te lubasite oli vale, siis on see kuritegu. Näiteks üks asi, mis siin meediast on hästi palju läbi käinud, kus ma ka natukene mingi aeg nõustasin, oli siis, see oli Rumeenia äkki või mingi selline, mitte väga kaugel, aga selline riik oli, mitte päris sinna Lääne-Euroopa, kuhu siis pidi tulema hästi suur elamurejoon ja siis ka üks minu klientidest investeeris sinna päris suure summa raha. Ja siis lõpuks selgus, et see oli põld, seal igasugune infrastruktuur puudus, siis see vist oli veel ka mingi looduskaitseala või sel konkreetsel riigil või mingi riigikaitsemaa. Ühesõnaga, sinna ehitamine oli 100% välistatud.
ja lõpuks siis selgus ka see, et see raha, mida investorid sinna investeerisid, võeti sularahas välja, väidetavalt siis maksti, seal osteti mingid maid kokku, aga lõppude lõpuks selgus, et see hind, mida maksti, oli siis vist 10 või 100 kordi üle turuhinna. Ehk siis tekkis jällegi küsimus, et kas see ettevõtja oli siis lihtsalt niivõrd rumal, et ta ei suutnud seda äriplaani või ütleme, neid fakte siis välja selgitada või siis tegemist oligi kelmusega, et seal lõpuks tuli ka kriminaalasi ja ütleme, see jama tuli päris suur. Ehk siis kokkuvõttes need paar näidet, mis on küll võib-olla natukene äärmuslikud mõnevõrra, aga väga tasub mõelda sellele, mida te lubate, kas te suudate neid realiseerida, sinna ei tasu nagu väga ütleme, valetada mitte mingil juhul ja selle ilustamisega tasub ettevaatlik olla, et see lõpuks võib minna kriminaalseks. Ja loomulikult, kui nüüd rääkida investoriga koostöös, siis midagi positiivset samadega ju kaasa ei too. Kui nüüd rääkida startupi vaatest, siis küsimus ongi eelkõige selles, et mida on vaja. Raha on kõige lihtsam asi. Seda suudavad kõik investorid pakkuda, kes selles valdkonnas tegutsevad. Aga olulisem on see, kui on vaja midagi täiendavat, näiteks on vaja täiendavat meeskonda. On vaja mingeid kontakte, näiteks te tahategi siseneda mõne riigi turule ja te teate, et investoril, ta on varem sellel turul tegutsenud, tal on olemas mingi oma kontaktide võrgustik, mida ta saab jagada ja tänu sellele aidata. Ehk jällegi, see on ka see küsimus, mis tasub kirja panna päris algses faasis, et kui te alustate läbirääkimisi, siis ausalt ikkagi ära öelda, mida te suudate pakkuda ja kus on vaja abi. Raha ilmselt iga startup tahab, aga mida veel on vaja. Ehk jällegi, et meil pole mõtet läbirääkimisi jätkata, pidada, kui lisaks rahale on vaja midagi muud, mida teilt võib-olla see investor ei suuda pakkuda. Et lõpuks te raiskate kõigi aega ja te ei jõua mitte kuhugi. Siis startupi vaates täpselt samamoodi, et kas te siis usute seda, mida investor pakub. Et ega ükski investor ka sageli ei väida seda, et jah, mul raha küll on, aga ega mul mitte midagi muud ei olegi. Et eks kõik presenteerivad seda, et kuivõrd head kontaktid ja meeskond ja mis kõik muu veel on. Ja alati on ka selline, mis teil puudutab siis ka investori vaadet, aga kindlasti ka startupi vaadet, et millised on selle investori põhimõtted, et kui palju ta on nõus panustama, aitama, ära kuulama, mingit nõu pakkuma. Ehk kui nüüd investor seda reaalselt pakkuda ei soovi või suuda, aga startupi jaoks on vajalik, siis jällegi see tekitab probleeme. Aga ütleme, mis võib-olla on kõige olulisemad, on usaldus ja jällegi see, mida ma näitan. Ehk see tuleb tagasi sinna, et meil võib olla ülihea leping, mis tagab täielikult selle, et kui mingisugunegi teave lekib, siis on seal tohutult suured leppetrahvid ja nii edasi, et see on väga hirmutav leping. Aga kui see lepingu rikkumine toimub, siis mis reaalselt on suuteline see startup kohtus ära tõendama ja kas reaalselt õnnestub seal ka mõni sent hüvitist saada. Või veel kõige hullem, näiteks investor on loonud, ütleme, võib-olla suur investor on loonud mingisuguse eraldi tütaräriühingu, mis siis nüüd läbirääkimisi peab, et näiteks ongi, et mingi suur rahvusvaheline investor tahabki tulla Eesti turule ja siis ta sõlmib ka, ütleme, kasutabki Eestis eraldi ettevõtte ja siis peab ka läbirääkimisi selle kaudu. Ehk jah, ütleme, kui kõik läheb hästi, siis raha liigutamine ei ole probleem, aga mis tekib probleem on selles, et kui täna selles ettevõttes ei olegi mitte midagi. Ta ongi tühi investeerimisettevõte, kuhu vajadusel liigutatakse raha, ostetakse osalus, hakatakse investoriks, aga kui seda ei tule
ja kogu see konfidentsiaalsus kokkulepe ongi selle tühja Eesti äriühinguga, siis jällegi tekib see olukord, et isegi kui me suudame ära tõendada lepingu rikkumise, võib tekkida see olukord, et sellest ettevõttest ei olegi mitte midagi võtta. 2500 eurot on võib-olla sisse makstud osakapital ja see ongi kõik. Ehk siis nüüd selle alusel minna nüüd selle päris investori, kes on võib-olla üldse kuskil välismaal vastu, see tekitab veel omakorda probleeme, sest lepinguline suhe ju temaga puudub. Teiseks, kui tegemist on välisriigi ettevõttega, siis sellised vaidlused on oluliselt kallimad. Te lähete kuhugi tundmatusse riiki, teil on vaja seal leida, ütleme siis esindaja, kes seda riiki tunneb, kes seal tegutseb, mis enamasti on ka oluliselt kallim kui Eestis. Ja kõige tähtsam ongi, et kuidas me nüüd selle investori ka üldse mingi õigussuhte olemusel ära tõendada. Ehk siis, kui kogu suhe, õiguslik suhe on üksnes Eesti täiesti tühja äriühinguga, siis ega selle äriühingu omanik kellegi midagi ei vasta üldjuhul. Et jah, seal võib olla see võimalik, aga võib ka mitte olla. Ehk siis see usaldus on nagu mõlema poole vaates hästi oluline. Aga ütleme jah, et mis nagu võiks täna meelde jääda, põhilised punktid ongi see, et pange need tegutsemise üldpõhimõtted kirja, ehk siis asutajate leping, osanike leping, see on ka investori jaoks selge. Vaadake, et oleks dokumentide pool korras, ehk siis see vara, see reaalne vara, see toode, teenus ja selle pakkumiseks või toimimiseks vajalik on siis ka lepingutega kaetud, et see oleks olemas. Ja siis lõpetuseks ka see, et kui te nüüd need läbirääkimisi peate, et ärge olge liiga usaldav. Et kindlasti on ettevõttel mingisugust teavet, mida ta investorite kunagi avalda. Sest ka see, et investor saab näiteks 10% osalust, ei tähenda seda, et ta peaks kõike teadma. Et eriti veel, ja alati peab ka seda arvestama, et ka selle investoril võib olla ju ka teisi ettevõtteid, mis on natuke analoogsed, ütleme, ta investeerib nagu sama sektori mitmesse ettevõttesse. Ehk ka sealt sees selle grupi või selle siseselt peate tagama, et see info ei lekiks. Lõpuks ta ju on teie vara, mida ta lõpuks siis hakkab ohustama. Aga ühesõnaga jah, et see nüüd oligi nüüd see minu ettekanne. Nagu ma ütlesin, see teema on niivõrd kompleksne, et pigem nüüd vaataks, kas teil mingi küsimusi on tekkinud. Et läheks nende juurde ja siis prooviks neile vastata. Jah, selles mõttes, et jällegi väga mõnus ja ülevaatlik. Et absoluutselt saaks minna iga lepingu võttagi sama asutajate osaniku lepinguga ja see punktid läbi, aga seda me ei jõuaks teha. Kõigile osalejatele, kellel on küsimusi, saate kirjutada kas siis webinari chati või Q&A boksi. Hetkel ei ole veel küsimusi tulnud, siis kasuta võimalust ja küsi mitte. Et ma tean seda, et väga paljud, kes on alustanud, et nad ei ole seda asutajate või osanike lepingut kohe teinud või et kas on see võimalik mingi hetk järgi teha, on see tavaline praktika ja mis on peamised vead, mis tehakse, et kas sinna on juhtunud, et kirjutatakse mingid punkte sisse, mis tegelikult lähevad seadusega vastuollu või kuidas see sinu kogemus on? Ja ütleme, seda kindlasti saab ka tagantjärgi teha, et ütleme, see ongi, et see on see asutajate leping, mis ongi siis puhtalt asutajate, ütleme, asutamisfaasis sõlmitav leping. Aga see osanike leping on siis see, mida saab igas etapis sõlmida ja kindlasti kui investor liitub, siis enamasti investor või isegi tema õiguslik esindaja ka nõuab, et kas siis selles lepingus midagi muudetaks või kui seda ei ole, siis loomulikult see tuleb sõlmida. Et ütleme niimoodi, et ega suures piiris see võib kokku leppida ükskõik mida. Et selliseid selgelt ebaseaduslikke sätteid ei ole nagu väga tavapärane.
pigem tekib lihtsalt selle küsimus, et kui nüüd ongi tegemist sellise startupiga, kus ongi, ütleme, inimesed, kes ei tegele juuraga igapäevaselt, tekib see oht, et kui nüüd investorit esindabki näiteks advokaat, kes tulebki sinna kohtumisele ja räägib, et teil on kõik nagu valesti, peab seda teist kolmandat tegema. Et lihtsalt kõige suurem oht ongi see, et hirmutatakse see startup ära, ta kirjutab ükskõik millele alla ja kui võib-olla aasta, 2-3 pärast näiteks tahab mõni uus investor sinna tulla, siis ta küsib, et mis jamale te olete alla kirjutanud. Et teil ei ole ju mingit õigusi ja mis siis, et teil on võib-olla näiteks 90% osalust, nad ei saa mitte midagi teha. Et no ütleme, see on pigem seda poolt peab vaatama, et see investor, kes nüüd nõuab osanike lepingu siis sõlmimist või muutmist, ei üritaks siis sellega nüüd neid algseid osanikke ütleme, suukorvistada ja sisuliselt võtta neilt igasugune kontroll ettevõtte üle ära. Et see oht on kindlasti olemas. Et jällegi, et see asutajad või see osanike leping on suures piiris täpselt nii, nagu kokku lepitakse, see ka kehtib, et see kehtivust vaidlustada praktikas on ikkagi väga keeruline ja ütleme, keegi nüüd ka päris sellised kuritegudeks seal ei kohusta, et selles mõttes, et aga lõpuks ta ongi ju ettevõtjate omavahelise kokkuleppe küsimus, mida ja kuidas siis neid tehakse. Et nagu ma ka rääkisin, ega neid võimalusi, ütleme, see on selline lühiülevaade, et neid võimalusi on väga erinevaid, mida üldse saab sinna lisada. Lisaks, kui me nüüd vaatame nende punktide kaupa, siis mis tingimustel, et näiteks ongi see osaluse väljateenimine, lihtsalt üks näide, et juba seal võib olla väga erinevaid klausleid, mida siis peab tegema, kuidas seda hinnatakse. No seal ütleme iga sellise kohustuse täitmise puhul ja saab ju samamoodi seda tagada, ehk siis see kohustus ise võib olla ka väga mõistlik, aga näiteks need kokkulepped, kuidas selle kohustuse täitmist kontrollitakse, läbi selle võidakse saada kontrolli, et näiteks iseenesest need tingimused, mis on kirja pandud, on väga mõistlikud, ei ole probleemi, aga lepitakse kokku, et näiteks on mingi selline kas siis audiitor või mingi ärinõustaja, kes on siis lepingus fikseeritud, kes siis hakkab seda kontrollima. Pooled aksepteerivad, et ütleme ettevõtte Y hindab, kas see või teine punkt on täidetud. Ja kui see ettevõtte Y on näiteks investori kontrolli all või sisuliselt ongi investor ise, siis tekib see oht, et kui te olete lepinguga määratlenud, et selle täitmisel lähtutakse ainult konkreetse ettevõtte või isiku hinnangust, no siis sellega võib olla ka kohus seotud. Et jah, võib proovida selle ümber lükata, aga kui ütleme, pooled on sellise tõendamiskokkuleppe sõlminud, siis ka kohtumenetluses üldjuhul on kohus sellega seotud. Võib-olla, et see risk on olemas. Ehk võib tekkida ka selline olukord, kus väga mõistlikke tingimusi nende täitmist hakatakse täiesti ebamõistlikult hindama, mis jällegi tekitab probleeme. Ütleme, selliseid probleemkohti on hästi palju ja seetõttu ongi hea, kui ka seda startupi kas siis läbirääkimistel või vähemalt selles etapis, kus hakatakse mingit dokumente vormistama, ka nõustab keegi. Lihtsalt enda loogika järgi, eriti kui ei ole varem juuraga kokku puutunud ja ka see teise poole need nõustajad on sellised hirmutavad ja räägivad, et ma olen siin, ma ei tea, 20 aastat seda teinud ja ma tean, kuidas on, et kirjutanud alla. Seal seda julgust öelda, et ei, ma ei kirjuta, seda sageli ei ole. Ja absoluutselt. Minu enda isiklik soovitus on ka alati olnud, et mõistlik on võtta kolmanda poole arvamus mõne teiselt siis advokaadi või juriidiliselt bürood, kes siis toob välja mingid ohukohad, mis seal lepingutes kirjas on. Nii, tundub, et sa, Keiu, oled teinud nii sellise ülevaatliku presentatsiooni, et meil rohkem vist küsimusi ei ole. Sel juhul võtame tänaseks otsad kokku. Meil on
üle 1,5 tunni kulunud juba ja suuretanud Keiole selle info eest. See webinar, nagu kõik teised raha kaasamise webinarid, tulevad üles Forwaspace'i YouTube'i kanalile. Forwaspace Hub, kui te lähete YouTube'i, saate neid seal järgi vaadata. Siis, mis puudutab intellektuaalomandit, siis kui selle kohta on täpsem huvi teada saada, siis nüüd minge Forwaspace'i Facebooki lehele likeige, sest et meil tuleb eraldi webinar ka intellektuaalomandi ja kaubamärgi koha pealt nüüd juunikuus. Küll aga suur tänu, Keijo, et sa tõid selle vaate sisse siia, sest see on see pool, mida mõnikord unustatakse ära, et üldjuhul mõeldaksegi, okei, mul peab olema asutamisleping, osanikeleping ja siis saab juba investori juurde minna. Et need pooled on vaja kindlasti ka läbi mõelda. Sellega aga täna kõik. Keijo kontaktid on siin ka ilusti näha. Suur tänud sulle. Ja kui kõik küsimusi on, võite alati ühendust võtta, et saab juba konkreetsemalt neid teemasid vaadata. Ja head õhtut. Jah, nägemist.